Minul isiklikult on seos läbi Isamaa erakonna ja läbi Eesti Muinsuskaitse Seltsi, kus me siis näeme, et Trivimi Velliste eestvedamisel on seda mälestuspäeva juba 1988. või 9. aastast korraldatud. Ja Tiit Põder ka Isamaa erakonna esindajana on seda traditsiooni elus hoidnud erakonnas. Ja meie tulime täna Isamaa piirkonna, Tallinna piirkonna poolt Pärga asetama, sest see on meie kodulinn, see on Eesti pealinn ja me ei taha, et need sündmused korduksid. Me ju näeme, et globaalsed kriisid on taas ja pingekolded tekkinud ja küsimärgid üles tõusnud. Täna siia tulles, et viimasel ajal on GPS-i häiringud ka meie Eesti kohal, nii et ei leia enam aadressi õieti üles, et need on sagenenud, et vaenlane idapiiri taga provotseerib, teeb oma inforünnakuid. Me panime tähele, et alles hiljuti jaanuarikuus sel aastal Narva, mis ju täiesti puruks on pommitatud teise maailmasõja käigus, sealne muuseumi direktor sai siis Venemaalt vahistamismääruse, kuna ta piisava aupaklikkusega ei kujutanud Nõukogude sõdureid oma näitusel. Nii et sellised infooperatsioonid on muutumas igapäevaseks ja paistab, et inimkond ei ole üle 2 põlvkonna suurt õppinud, vaid me peame olema kaitsel, me peame olema üksteist toetamas, et need sündmused kunagi ei korduks. Ja mina kristlasena usun sellesse, et kui meie avaldame tahet ja hoiame kokku, siis me võib-olla suudame säästa oma maad ja rahvast sel korral ka hullemast, et siiralt usun sellesse. Jah, et Eesti on ju paljuski eeskuju näidanud maailmale, et miks ta ei võiks seekord ka nagu eestvedaja olla nii mõneski asjas. Me oleme üsna sarnased ju ka tegelikult selle pingekoldega, mis on Lähis-Idas, et mida siis Venemaa on alati soovinud, ta on soovinud pääsu Läänemerele, ehk see mererannik, see on oluline nii Eestis kui teistes Balti riikides, sealt idapiirilt tahetakse lihtsalt seda merepiiri enda kätte saada. See kunagi saavutati ja me nägime, et maast, rahvast, keelest, kultuurist ei hoolitud, prooviti meid venestada, mõned väikerahvad kadusidki igavikku. No nii näiteks ma olen isa poolt mulk, aga ema poolt hoopis ingeri soomlane ja minu ema rahvust sisuliselt enam järele ei ole, kes on sulandunud, kes on integreerunud teistesse rahvustesse. Ja seda kindlasti ma arvan, et sealpool piiri selle doktriinina on juba ju välja öeldud, et tahetakse oma impeeriumi piire taastada. Kas on siis hirmutamiseks, aga me peame igal juhul selles seisma, et me seda oma maad ära ei anna, me säilitame oma keele, kultuuri ja rahva nii, nagu me oleme teinud seda läbi aegade. Et natuke ma tõmban paralleele siis Lähis-Idaga, kus siis ka käib see jõest merene jutt, kus 3 küljest ümbritsevad autoritaarsed režiimid, väikest maalappi väiksemad kui Eesti ja peab püsima jääma ja sealt poolt vaadates on ju USA-ga väga head suhted, et miks ei võiks ka Eestil niimoodi olla.